Nad rekast jälle samas kohas kalal. Et noh, nüüd vaatan ise ka, et kuidas siit kaamerast näha on. Nagu eelmine kord ütlesin, et ei vaadanud, et aga nüüd olen siin juba mõnda aega tegelikult proovinud. Mõtlesin, et äkki nagu, et püüan enne mõne kala kinni ja siis hakkan alustan alles filmimist, aga no seekord on tavaline korking ka sees. Oot, siit ei ole korki näha vist. Vahet pole. Ja ussi ka. Ja siis praegu proovin erinevaid lente läbi ja isegi lendõnge võtsin kaasa. Aga ma panen teid siia lihtsalt vaatama, sest noh, mingit materjali vähemalt tuleb kokku saada. Et ma loodan, et kala ka siis tuleb. Nii, ja praegu hakkan püüdma silikonlandiga. Juppen puhs, tina on nii kuum. Kus see kaamera on? Sellisega. Ja see ka, mis ma eelmine kord kirjutasin, seekord ütlen, et kui kellelgi on kuskil mingit seisvat nuga või lihtsalt ei ole endal vaja, et väga ei kasuta, et võiks keegi saata mulle mingi buss või jahinoa või mingi korraliku noa, millega metsas mingeid laaste lõigata puidust või midagi, et oleks terav ja siukese korraliku teritusega ja niimoodi. No pigem nagu siuke suuremat sorti ja kui kellelgi oleks nagu kummipaati, see oleks lihtsalt väga tore või üldse mingit paati. Nagu tasuta ära anda selles suhtes. Nii, mingid väiksed kalad selja taga kuskil hüppavad. Nii, kes siit on näha, kuidas ma tulen ise siia. Nii, väike kala ujub järgi. Äkki on suurt kala ka loota. Mõtlesin, kaamerat tahaks. Ma arvan, ma nüüd ostan nüüd midagi ise, aga keegi kirjutas mulle selle videole, kus ma ütlesin, et mul telefon on, et filmisin telefoniga ja telefonil mikrofon läks katki, et käisin ujumas sellega. Keegi kirjutas, et saada oma Mobla number, et saadab mulle kaamera. Ma tegin selle telefoni numbri, kirjutasin ära, aga mingit vastust ei ole tulnud. Keegi ei ole helistanud ka, jumal sõna tõendas. Et ma ei tea. No. Ja kui kellelgi on mingeid teadmisi, et kust saada veekindlat puidulakke, et kui ma tahtsin, või näitasin ju videos, et tegin ise need puustlandid ja pidin lakke ostma, et ma täpselt ei tea nüüd, millist ma ostma peaks, pole varem tegelenud sellise asjaga. Et kui keegi oskab midagi soovitada, et väga tore ja värve ka landile. Nii, sellega ei tule. Vahetan ära, nüüd ma mõtlen, kas ma panen silikoni, mis ahvena sarnast silikoni või ma panen midagi muud. Tegelikult prooviks praegu midagi muud isegi. Paneks, mõtleme. Paneb sellise landi.
tea, kuidas neid näha jäi, ma ise ei kontrollinud, aga loodan, et lanti ei näha ikka. No neid on kaugemalt veel. Mul endal muidu oli 24. juuni oli sünnipäev ja siis sain kokku praegu 280 eurot tuli. Et nüüd selle eest natuke veel kogun, ostan endale mingi kaamera arvatavasti või siis, kuna mul läks telefon remonti, võib-olla vaja uus telefon appi osta. Uue telefoni ma ostan ka siukse, kus on paremad kaamerad ja mis on jälle veekindel, aga IP69K, mitte 68. Et sellega siis nagu võib sukeldamas käia niimoodi. Kuigi tegelikult ma vaatasin mingeid tabeleid, kus olid need IP-d asjad kirjas, on ju, tolmu ja veekindlused. Siis IP8, no 6 on, esimene number on tolmukindlus, teine number on veekindlus. Et ehk siis see 8 ja 9K on päris head juba. Aga 8 tegelikult peaks kannatama ka survega sügavat vett. Aga noh, ju siis ei kannata nii hästi, kui ma ei tea. Praegu on garantiiga remondis, et loodetavasti ei pea ise midagi maksma. See jääb põhja kinni siin, kui siin keegi ei ründab, aga jääb kinni. Nii. Kui veel ei ole subscribe inud, et siis subscribe ja like ka ja hakake jälgima. Et kusjuures imelik jah, tegelikult selles suhtes, et mul isegi, ma ei jõua nende videotega kuhugi. Ma mõtlesin, et oi, see läheb väga kaua aega, aga mul läheb isegi kuidagi nagu kiiremini, kui ma arvasin. Kõvasti kiiremini. Et no see video, mis mul peale selle video, mida ma praegu teen üles panemist, on eelviimane, siis ühesõnaga sellest eelne video. Ja siis sellel on nii kui 100+ vaatamist sai täis, kohe tuli reklaam ka peale. Samas mina nende reklaamide eest veel raha ei saa. Mul pole õigust neid maha ka võtta, ega lasta võtta. Samas reklaamid järgi ma näen ära, et järelikult ikka jälgitakse minu kanalit piisavalt palju, sest kui on vähe vaatamisi, siis ju reklaame ei panda. Siuke tunne kogu aeg nagu keegi siin võtaks, tegelikult teeb vastu kive või. Sellega ei paista ka midagi tugevat silmaga ise. Vahepeal kontrollime, kuidas teil siin on. Ikka filmib. Jah, filmib. Nii, aga vahetame siis landi ära. Ei tea. Äkki soovitate mulle, et mis kala, mis landiga, kas püüda ja et mis suurus ja niimoodi, mis värv ja kaal ja kuju ja et äkki keegi oskab midagi soovitada kuskil. Nii, nüüd läheb selline lent. Mis muidu on jõeka püügiks. On öeldud, et sellistega püütakse ja et toimivad ja ma ei tea, ma ei arva tast midagi. See on mulle antud lent, väidetud väga hea, aga tuttavate kalameest antud. Ja ma ei tea, mul pole võttugi olnud sellega vist. Või tegelikult ma ei tea, äkki mingi võtt on, aga otsa ei ole tulnud sellega. Isegi ujub. Mingi väike main tuli järgi. Huvitav jah, siin on nii palju väikest kala, tohutult. Aga siin ei ole, suurt pole enam ammu näinud. Seda poeland pole. Poelandid ei tööta kogu aeg hästi, eriti need pöörlevad, et sellepärast ma püüan ise pöörlevatega. Kui pöörlevatega püüan, siis pigem ise pöörlevatega. Noh, hakka tööle nüüd. No on loll ainult.
lahti võtta, natuke ära muuta ja siis peaks tööle hakkama. Ma ei tea, kas ma viitin seda teha. Vahetan landi ära jälle. Mis see tükk? Polaroidid pean endale ka ostma. Sest ma nagu mitte midagi ei näe vette praktiliselt. Kogu aeg peegeldab vastu. Nii. Vaatame, mille ma nüüd võtan. Võtab siit midagi. Võtab mingi sellise roo vabakorra. Vaatame. Kus see? Või näe? Siin. Enne kui ma näitasin, vist ei olnudki näha ju. Kahju. Aga noh. Jah. Porgi otsa ei ole ka midagi tulnud. Nii, lähen siia poole. Nüüd te näete ka. Samas ma ei tea tegelikult, kuidas selle telefoniga kuulda on. Eelmine kord tuli välja, et oli hästi. Aga seekord ma ei tea. Jälle teistsugune ilm ja... Aga noh, nagu ma lubasin, videoid hakkab tihedamini tulema. Praegu on ju hoopis asendustelefon, paremad kaamerad, nii ja naa on ju. Et kuna see mul enne läks remonti, siis nüüd on asendus, et eelmises videos jäi see mainimata. Läks vist isegi aru. Ei taha see kalajana tulla. Kõigi nüüd on isegi rohkem püügiriistu kaasas. Uskumatu lihtsalt, miks ei tule? Kas vesi on kala jaoks liiga soe või kas keegi oskab midagi öelda või ei tea mina. Nii. Proovi punase sirpsabaga. Siin ahvenat on. Ma olen teadlik, et tegelikult ahvenat üldiselt rossiga ei püüta, oleneb kes ja kuidas on ja kus. Aga lihtsalt ma ei viitsi nagu niimoodi järjepidevalt vahetada kogu aeg, et siis mul lihtsalt oleks väiksem kogus lante, millega ma püüan, et ma panen ju kõik rossi otsa ja tuleb, siis tuleb, ei tule, siis ei tule. Sest ma ei viitsi neid lante ära ka kaodata. Mingi kotkas lendab, päike paistab, lagi taevas, paar pilvekest on, muidu pole midagi. Vahepeal mingid tuulehood, aga mind see ei sega kalades. Ma ei tea, kas kalu see segab. Nüüd ma viskan teil vaateväljast välja teise suunas, aga siis seal vahetan. Noh, kui kala tuleb, siis kaamera töötab, kohe on näha, aga tuleb jälle landi vahetus.
ja panen teid vahepeal pausile, ei viitsi ka kogu aeg vaadata. No nii ja vaadake nüüd, mis juhtus. Isegi on päev mõnes mõttes kordas, sest eelmine kord ei tulnud midagi ja noh. Siit isegi rant ära näha ja siuke väike haugi kribu. Aga noh, eks ta midagi ikka on. Ülesanne oliks, et mingi kala kaldale saada. Ja näe, kongs on nii nõrgalt kinni, et tore, et siuke väike kahv olemas on. Et see oleks muidu minema läinud. Siin ümberringi on vesi. Aga mis siis nüüd, et jätkan püüki ja hetkel panen teid vaatama veel. Nii, ja siis vaatan, kuidas te vaatate ka. Ja selle ma lasen tagasi. Ühest kohast on konks käes, teisest kohast on konks kinni. Noh, pisike haugi poju, läheb tagasi. Ja võtan teid ka korra kätte veel. Oi. Vabandust, video läks vahepeal korraks kinni, et ma ei tea, kuidas monteerida see nüüd jääb. Aga noh, kala läheb tagasi. Mina näen ikka, aga teie näete ka. Aga põhja mööda tähendab, kala on põhjas. Nii, ja nüüd ma panen teid siis siia külge. Niimoodi, ja nüüd te hakkate vaatama, kuidas mina püüan kala. Nii, püüab siis järgi. See tuli ka niimoodi, et ma ei saanud aru nagu, et midagi nagu tundsin, et midagi nagu on ja siis mõtlesin, et nagu ei ole ja siis oli ikka, et nagu ikka on. Et ja siis tundsin, et rabelad ja ongi kala otsas, aga kohe aru saada, et väike. Kahju, et tegelikult tahaks siit saada suurt 3 kilost kätte, 3,5. Aga nagu näha, siis see rant töötab. Sellega ma pole varem kusjuures kala saanud. Ja kork on ikka pindas. Sealt samast, kui praegu viskasin, sealt tuli see väike. Aga sidur oli nii kerge, et see keris nii, et sidur käis lihtsalt järgi. Ja sidurit peale ka ei tahtnud kerida, sest ma ütlesin, et see pagana kala võib ju minema pääseda lihtsalt niimoodi. Nagu näha, et ta ei andki kinni. Kala järgi ei tulnud ka. Näha pole. Niimoodi, et korki ei võta, siin on sellised küll, kes võiks võtta, aga isegi üks uss on kogu otsas olnud, kusjuures elu seal kuigi elusaeg või all on praktiliselt. Vahepeal olen kohta vahetanud, et uss ei läheks. Ja lihtsalt ma ei saa aru nagu. Uss elab, võiks hingata ka, seda ei tee või all. Ja jumala väike särjekonks ja ma ei tea, ei ole puututud ka, ussis pole juppi küll. Noh, imelik. Aga just, sain kätte selle ühe haugi. Ehk siis ei olnudki mõttetu see kalaltulek. Juba vahepeal mõtled, et äkki peaks Preidikule tagasi minema, et sealt on ikka rohkem tulnud. Vähemalt puuteid ja näha on olnud. Ja teisi kalamehi, kellega saab rääkida, aga üldiselt mulle meeldib pigem väiksemad kohad, kus on suuremad kalad. Mitte nii, et
mine tee nüüd suurel järvel tiir peale, mis siis, et see Preediku ka tegelikult väike on. Väiksem kui see, kus Alvar käis vahepeal nüüd, mis ma ta videotest nägin. Ütles, et salastatud jälle. Kõik saab ümbruse järgi ära vaadata, mingid pagana rakendused või äpid on selle jaoks, et saaks ära tuvastada ka need asukohad ja saab vaadata kaardi pealt kuidagi. Ma ei oska seletada, kuidas see käib, aga kõik on väga lihtne. Nii et see, et ta ei ütle midagi, ei tähenda, et sa teada ei saaks. Sa saad ise veel paremini teada kaardi kaudu lihtsalt Google Maps'i lahti ja paned selle videojupi sinna, mingi videopildi ja siis see tuvastab sulle kohe ära, mis see on. No igasugust ima asju mõeldakse välja. Selle landi, oranži värvi, mis ta on, ostsin ma 4 või 5 euro eest ja siis oli nagu sellepärast, et eelmine minu elu parim lant Vobler ujuv. No, hauk sõi selle lihtsalt nii katki, et enam kasutada ei saanud. Või oli ei olnud hauk. See oli ikka hauk, aga hammustas seda ka, siis sai ka viga, aga hauk hammustas seda katki. Mitte pooleks, aga väga katki. Nii et ta ei ujunud enam nii nagu vaja ja vesi läks sisse. Ja parandada siis ei osanud ega ei saanud vist ka, ma ei tea, liiga suured vigastused. Aga et selle ostsin ja siis tegelikult ei kasutanud seda lihtsalt tükk aega. Aga nüüd hakkasin kasutama. Ilus väike järv on. Videost on veel ägedam. Vaatad, näeb palju parem välja. Peale selle, mida ma vahepeal näitasin, et seda on vaata kaevatud, et siin on see kivihunnik, mis õnneks nüüd täis kasvab, aga teiselt poolt see maja, mida vahepeal sealt näha on mingi halli värvi. See on mingi Jäägri villa. Aelpuus. Ja Valeri Hoomin, kui keegi teab, on omanik. Ja äge koht ja no, hinna poolest on ka normaalne. Ja mitte ainult teakitadeks, see on käest ära vaid kõigile praktiliselt. Kuigi noh, Valeri ise on jahimees. Ja tema naise Anita Hoomini tütrega, mis ta nimi oli nüüd? Issand, ei tule meelde. Tütrega käime samas koolis ja kool on, äkki ma näitan teile kooli või? Ma ei tea. Mingi hetk võiks näidata ka. Mõtlen, te ju näinud ei ole seda. Ja siin on jõgi ka, see ongi jõepais. Ma ei tea, kuidas siit näha on, aga jõgi tuleb sealt poolt ja läheb sinna poole. Ma üldse ei tea praegu, kuidas kaamerast näha. Mingi jälle suurem väike kala või. Mingi asi tiirutab mul ümber parem äkki. Ja korki pole ikka keegi puutunud. Ja äkki ma räägin liiga palju. Samas nagu videost on parem pigem see, et no oleneb jah, kes kuidas, et võite kirjutada ka, et rohkem rääkimist või vähem rääkimist. Minule tundub see, et nagu tühja pilti vahtida tegelikult on vahepeal tore, aga siis kui midagi toimub ka. Mitte lihtsalt, et autod sõidavad ja mingid kalamaimud ja ma ei tea, mis linnud on. Aga jah. Ma ei tea, mõte läheb sassi vist vahepeal. Tegelikult ma isegi ei tea, mis kala siin täpselt on ja ma ei usu, et keegi seda kohta siin teaks. Kuigi jah, kohalikud käivad siin ja püüavad suuri kala püüda. Võib-olla ongi selle välja püüdnud, mida mina tahtsin kinni püüda. Võib-olla ma vaatan vahepeal hoopis teie videot, kuidas ma ikka filmin. Kontrollin ära korra, mis siin toimub.
Jep, filmib. Ja vaatame korra, et kui ma siit viskasin nüüd. Kus see läks nüüd? Siit näha ei olnud tegelikult. Eks tema oli suur ja kolje. Ei taha jälle seda kala tulla üldse. Ei saa mina ära nagu. Ma olen varem selliste ilmadega, väga hullud ilmadega saanud ilusaid kalu. Selles suhtes olen kala saanud. Ei tea, kas just ilusaid, aga minu jaoks ilusaid. Seegi hea, et selle väikese nolgi kätte sai. Oh jupp. See on super. Kala oli super tore, muidu on super nõme, et kala ei saa. Vas не помню. Rõba. Šuka. Või kuidas oli haug? Šuka. Midagi oli. Niisama seista. Jah, miski torkas. Oi. Panen selle korraks ära. Lähen toon ühe asja ja siis istun siia tagasi. Vesi on nii soe, et nagu supp. Lausa kõrvetad. Ma arvan, vahepeal oli videost näha, et siia olid veetud sellised asjad. Ja mina panen selle siia. Kusjuures see kannab mind. Aga ma demonstreerima ei hakka. See on nii väike, et selle kukun ümber. Aga siis hakkan püüdma. Issand jumal. Tohutu parm oli siin. Nüüd ma ei tea, kui niimoodi tuleb mingi suurem kala otsa. Päris ohtlik. Nii, ma ei usu, et see eriti ei tuule, üks kuhugi läheb. Ja kui läheb, viskan konksu külge ja tirin selle padja tagasi. See on mu tagumik võrd. Noh, tule veel kala. Uskumatu. No lihtsalt ei tule, noh. Uskumatu. Uskumatu minu jaoks. Ma ei saa aru, et näha ka ei ole suuri kalusid. Enamasti ujub lihtsalt järgi, läheb minema. Seegi tore oleks, kui näha saaks. See on kinnitus, et sinuga on olemas kõik väike püütud. Tegelikult ma ei tea, siuke väikses kohas, kui kiiresti suured kalad välja püütakse. Kui massiga peale tulla mingi üritus korraldada, siis on see järvest lühi. See paar meetrit sügav ka. Ma ei tea, üle 800 kindlasti ei ole. Olgu, ma arvan, nüüd ma lihtsalt ei istu siin, vaid vahetan landi ära ja panen teid korra pausile. Või noh, kinni.
No nii, ja vaadake nüüd seda, käisin järve praktiliselt teises otsas ära ja tegin siukse triki. Et lasin poolilt kogu nööri otsa, nii et lant on kaugel ja proovin nüüd. Ei tea ise, kus see lant on. See oli siit kalda äärest täiesti siit, kus see muru on, siit on, või noh, mis muru, noh, rohi asi, ma ei tea, umbrohi, taimestik ühesõnaga, et siis siit saab kõndida ja ei lähe isegi põlvini see vesi, nii et korras ja nüüd kerin tagasi, vaata, mis juhtub, panen teid vaatama. Ja see on küll nii, et nüüd, kui sealt tuleks kala otsa, siis pigem tuleks suur, sest see võitlus oleks ägedaks. Kui sealt tuleb väike, siis see on nii mõtet, et ma näen nii palju vaeva võin landi teisi. Ja lant on pinnas. Ja kinni. No see oli nüüd mõtetu. Aga arvata oli, et nii juhtub. Ja lahti ka ei tule sellest odist. Mingi üks väike kõrs ja kõik on pekkis. No jopen puht. Vihkan siukest asja. Ma olen seda varem teinud Alvariga laagris. Või noh, mitte Alvariga, vaid Alvari juures laagris, et sõitsin paadiga, lasi lihtsalt pooli tühjaks ja ja korgingiga pole ikka midagi juhtud, kuigi panin ta sinna, kus ma isegi nägin kalu. Kalad olid mingi, ma ei tea, 10-15 senti, kes suudavad võtta väikse konksu suhu, aga ma ei tea, need söövad seal mingid putukaid. Lendengiga pole vahepeal proovinud, võib-olla proovin jälle, sest putukaid siin võtavad need väiksed kalad, niivõrd väiksed. No, voblaks saab, või osad on sellist, mis saaks voblaks teha, aga pigem on väiksemad. No, palun tule kala nüüd. Kala ei tule, siis ma näitan teile vahepeal lihtsalt mingit muud lollust. Kuidas ma selle penoplasti tükiga ujun. Nagu ma enne ütlesin, et see isegi kannab mind. Et siis ma lihtsalt natuke lollitan, vähemalt on videol mingit sisu. Nii. Oih. Vaatame, mida teie näete. Kui see peno nüüd niimoodi seal on, näete? Ja nüüd vaatame. Et see mind kannab. Siin on piisavalt üle vesi, põlvine mul. Taskud on tühjad. Ja nüüd lähme siia peale. Laps. Näe. Näete. Täitsa töötab ju. Sellega oleks suurem, läheks sõitma, tõmbaks siia mingi, paneks selle mingi suurem prügikotti sisse, siis ta ei pudane, ei lähe katki. Teeks nagu vaakumpakendajana, tõmbaks kuidagi selle koti vaakumisse. Pärast, kui suur peno sealt sees oleks ja siis teeks endale mingi paadi niimoodi. Aga see läheb ümber niimoodi. Ma tegin siin isegi püsti. Vaatan teie näete, siis ainult mul jalgu. Aga proovime. Jah. Opa, nagu surfamine. Nii. Oi. Noh. Vaatame kaamerat üles poole. Ja noh, mis sa arvate sellest? Kommenteeriga, kas see on mõistlik nii teha. Aga jah. Tuleks täitsa sõitma minna. Ma tead, siit läheb varsti sügavaks ära ja ma ei taha. Ma ei julge, ma lihtsalt tagasi pärast on pekkis. Ciao!
tõsiselt, nagu ma ei saa aru, miks kala ei tule, kas keegi oskab tõesti nagu öelda, et palun tõsiselt kirjutada kommentaaridesse, et so what, mul ei tule kala. Ma püüan kõikide erinevate vahenditega, mis mul olemas on. Okei, tegelikult mul on veel vahendid, aga need on kodus, ei viitsi. Et miks kala lihtsalt ei tule? Või noh, üks tuli. Ja üks võtt seal otsas oli veel päris tugev. No ütleme, see pidi olema mõõdus. No selles suhtes tugev, et tugevam kui eelmine. Seda oli nagu tunda. Aga see sai kohe lahti. Kusjuures rabas, vist rabas 2 korda. Nii, aga las see punu olla. Peebu on jälle märg. Nüüd ma vaatan, kas te nägite siit midagi. Nägite küll. Tegelikult niivõrd kuivõrd kohe tõstime ära. Kas seda on siit näha või? Kas teie näete seda või? Ei näe. Rihime alla poole siis. Meie teeme varsti. Noh. Madame, monsieur. Siin on paradiis. Siin on super-duper. Minul on jalad veest väljas. Mina istun lihtsalt seda mingi juraka peal ja oleks vette käinud praegu. Oi, praegu oleks selline vette pannud. Siis oleks pullis, siis oleks nagu Alvar passi teinud. Aga ei, mina passi ei tee. Mina teen ennast. Aga noh, ma ei tea. Kas jätkan üldse püüki või praegu püüab see ainult korgikas, kui ta midagi püüab. Või lähen minema või videol on nagu mingi sisu on vähemalt olemas taga. Ma ei tea. Pakuks ise, et tegelikult tahaks nagu ujuma minna, aga ei taha see hirmut seda kala rohkem minna. Või see minu sebimine siin ka. Kohta läheb siia niimoodi peale. Ja siis nagu surfama lähen ma. See oli praegu võll. Ja nii juhtub, kui lollitada asja. Nii. Oot. Ma ei tea, kuidas see kaamerasse nii käib. No jah, see pidi jääma kaamerasse lihtsalt. Kui ei jäänud siis. No. Seda puru on nii palju, et ma tõmban kahvaga kokku selle. Pärast on kalad mürgitatud. Päris hästi töötab. Poleks arvanud, et sellest kasu ka on. Niimoodi. Noh, mis siin on? Ja seda tuleb veel. See kahv ise 4 eurot on ju, aga jumala hea. Ta ei lähe katki, ta paindub hästi. Nojah, ta ise kaalub ka päris, aga selleks saab tegelikult tõsta päris rasked asja. Lihtsalt tal ei ole piisavalt suurt seda võrku. Aha, no vaadaks siia. Ma ei tea, kuidas näha on, aga ma sain väikseid kalamaime kätte. Väga palju kusjuures. Ja mingi puutukas. Okei, vaatame, kas on veel neid maime kätte.
üks mingi väike prügikasti laadne asi, sinna pane sisse. Aga okei, oi, veel tükk tule siia ka. No sellega on äge sõita, aga sellega on mõttetu. Nagu see lihtsalt, no vaata, appi. Ja siis korja neid asju kokku siit. Nii, nüüd laseme käekülist ette ja korjame neid ära. See on jumala ohtlik tegelikult loomadele. Et ja ma saaks aru, ongi see, et kui see oleks nagu mingi kilekoti sees ja vaakumisse tõmmatud kilekott, et siis nagu oleks mõistlik, et siis ta ei pudise ju. Või kui pudiseb siis kilekoti sisse, et siis on normaalne, siis tehke mis tahad. Äkki ma toongi ükskord kilekoti, panen sisse ja tõmban mingi pumbaga vaakumisse. Ja siis ma lähen pissile. Ja siis panen selle kott, no ühega teen ta nii, et pudiseks enam, kuigi neid tükke on siin päris palju. Nagu suuri tükke, mitte ma ei mõtle neid väikest puru, vaid ma mõtlen neid penotükke. Imelik üldse, kust siuke peno tuli siia? Ja miks see on nii, et nagu valge muust? Ikka veel on penotükke, nii kaua kuni mina seda näpin, on siin penotükke kõik täis. Ongi jube saastatud koht. Üleüldse too, siin on igasugust suitsuvanid asjad. See on see, et see on kõigil teadalu koht, kõigil näha, sõidad mööda, siis näed seda. Ups, kas ma tegitsin nüüd ise juurde või? Kahvast oli kasu. Aga lõpuks see pudisid täiesti puruks kõik ja siis on nii, et siis seda üldse enam kasutades ja ongi kõik seo kaput. Et jah, ma mõtlen nüüd, kas ma üldse püüan edasi või ma teen midagi muud. Või ma kukun vette. Seda nagu ei tahaks. Mõtlen nüüd. Jop, en puh. Opadi, opsti, tulge siit. Ei lähe sinna kaugele ära. Okei, ma praegu siis lõpetan selle lollitamise. Ja hakkan uuesti lollitama ja kalapüüdma. Nii, see läheb sinna, kus ta läheb. Ise teab, kuhu läheb. Ja teid ma panen korraks ära. No nii siis, praeguseks kõik, et lõpetan siin täna ära. Rohkem midagi ei tulnud, ühtegi võttu ka ei olnud, ei näinud ka kala. Püksid sundsin märjaks teha, väga märjaks, rohkem vette kukkuda kui enne. Ja noh, ma ei tea. Asju pakken kokku siin juba. Kutsusin järgi endale ema ja ma ei tea, kooli ma lubasin ka näidata, ma näitan teine kord. Et see Halmaja on Jäägrivilla ja sealt on edasi mingi, ma ei tea, paarsada meetrit tuleb mingi küngas ja siis künka otsas on kool. Albo põhikool. Ja seal on veel mingi hoone, mis peaks olema siis seal kõrval peaks vist kohe pood olema, see on pood. Nii, aga noh. Praegu siis, tšau, subscribe, like ja hakake jälgima. Tšau.